Saan teile kõik nüüd öelda iseenda ja maailma kohta. Igal avataril on unikaalsed supervõimed ja sa pead saama nii puhtaks, et kõik su võimed avaneksid. Sa ei pääse juurde omaenda varandusele, sa ei pääse. Sul on imelised võimed, mida need raisad tahavad kõik lämmatada nende süstidega ja nende programmidega, et sa isegi ei aimaks, et sul on supervõimed ja mis need on, et sa isegi ei aimaks. Nii oled ära hüpnotiseeritud, kahjutuks tehtud süsteemi jaoks, aga sul tuleb nüüd kõik enda kätte saada tagasi ja juhtida seda elu eduka lõpuni. See avatar kuulub sulle, juhi teda siis niimoodi, et sa saad kõik, mis sul vaja on. Sa saad kõik teada, mis sul on vaja, su avatar ise avab sulle. Selles mängus avatar avaldab sulle kõik, sinu enda avatar, kui ta on puhas, siis ta viib sind õnne ja rõõmu juurde. Aga kui ta ei ole puhas, siis ta viib sind kannatusteni. Need mängijad, kellel on põrgu ja kes tahavad lõpuks rõõmu tunda, peavad nii puhtaks saama ja siis nad saavad täiega selle rõõmu ja õnnistuse kõik. Sest puhtuses on kõik see asi. Sinu maailm on sinu teadvuse puhtuses. Kannatusi ei ole siis, kui su teadvus on puhas. Sa saad paluda puhastust väetaimede käest. Jah, muutused algavad iseenesest. Te ei pea kodusõda korraldama. Te ei pea nende mängusid kaasa mängima. Teete oma teadvuse nii puhtaks, et see kõnts kõik hajub. See kõnts lihtsalt hajub ära ja kõik. Teie maailmast hajub see ära, kustub, iseenesest kustub ära kõik. Mis ei kuulu siia, see kustub ära, mis ei kuulu teie juurde, kaob iseenesest. Te ei pea nende mängusid mängima, aga te tahate mängida nende mängu, siis te lihtsalt ei ole nii kõrge sagedusega. Te ei ole siis. Te tahate nende mängusid mängida, rääkida nende räpasusest, määrite oma energia sellega kokku. Praegu tuleb keskenduda, mitte mängida nende mänge kaasa, mängida ainult enda mängu, olla rahus, et keegi ei suruks oma mängu mulle peale, vaid et ma ise siin loon oma sõnadega, puhastun. Loon ennast ülesse, tugevaks ja ühel hommikul, kui silmad avan, siis mu supervõimed on minus avanenud. Kõikidel, kes saavad piisavalt puhtaks, need avanevad, et siis praegu on tähtis mitte siin nautida seda toitu, vaid tõesti puhtaks saada. Et see vägevus avaneks, siis saab su elu muutuda. Inimene on vägev siis, kui ta saab oma vägevust kinkida. Kui kingituseks ei taha anda, siis ei ole aeg veel küps. Väes elamine tähendab seda, et kõik, mida sa lood, seal ei ole hindasid taga. Kui on, siis sa oled lihtsalt ärimees. Sul pole ikkagi midagi üle järelikult. Vaadake nüüd, mis kurjus on teinud teiega, ärimehed. Rahamaailm on kurjuse mäng. Sa ei või oma väele hinda määrata. See on kõrgteadlikkus asjadest. Kõik tuleb vabaks anda. Kõik tuleb vabaks anda teil. Kõik, mis teil on üle, annate niisama. Inimesed tänavad teid ja te saate isegi rohkem. Sellega te saate rohkem, kui te ei pane rahanumbrit oma vägevusele. Sest see on hindamatu. Te ei tohi hinda panna. Kõik, mis teil on üle, pakkuge maailmale ilma hinnata. Teil on ju üle, mis hinda te ometi tahate. Kui sul on üle kõike seda ilu,
kuidas sa hakkad seda ise hindama? Valesti on kõik see maailm, mitte mingisugust hinda ei või olla ja kõik. Te olete täielikult eksiteel, eksinud olete kõiges. Nüüd on aeg õigesti talitada. Miks siis ei talita ikka veel? Ei usu mitte midagi, mis looja teile ütleb. Panete hinna, ei lase voolama. Sellepärast te vireletegi. Valesti on kõik õpetatud. Vägevusel ei ole kulusid. Mis kulud sellel vägevusel saavad olla? Ärimeestel on kulutused. Need, kes panevad hinna, on ärimehed, mitte vabad vaimud. Vaadake nüüd ise, kui te midagi vaimset kuskilt tahate, siis seal küll hinda ei või olla. Selle järgi saate aru. Ei tohi raha eest müüa oma vägevust. Ei tohi. Ise kõik voolab sulle tänuks. Varem või hiljem tuleb sulle kõik tänu ja õnnistus. Need, kellel ülejääk ei ole, need olgu vagusi ja saagu vägevaks, et tuleksid need ülejäägid. Ja neil tulevad. Nii on mõeldud. Looja mõeldud maailmas on niimoodi. Parasiitide maailmas on teistmoodi. Kõik, kes panevad hinna, ei usalda loojat, ei usalda oma vägevust ja olete ikka veel tühjad. Jääte niimoodi ilma oma väest. Olge siis teie ometi targemad ja teadlikumad. Ärge riskige.